Tere kuulajatele! Uudiste saate alustuseks annan teada, et nõustun kõikide küpsistega, vahvlitega, soolapulkade ja pirukate ja kringlitega, ei nõustu sotsnikutega. Välismaalt. USA president Donald Trumpi plaan korraldada enda sünnipäeva puhul sõjaväeparaad on igati teostatav, annab teada Kremli pressiteenistus. Vladimir Putin on kutsunud Donald Trumpi 9. mail Moskvasse, kus on plaanis niikuinii korraldada president Trumpi auks suur sõjaväeparaad. See on küll pisut enne presidendi sünnipäeva, kuid see-eest on paraad suurejooneline. Lisaks Vene sõjaväelastele osalevad seal ka Põhja-Korea ja teiste Venemaa liitlaste sõjaväelased ja Vladimir Putin on andnud edasi ka kutsed paraadil Punasel väljakul osaleksid ka Ameerika Ühendriikide väed. Tegemist oleks ajaloolise paraadiga, ajaloolise presidendi auks märgitakse Kremli teate lõpetuseks. Lääneriikide salateenistused on asunud aga uurima, kuidas Venemaa sõjatööstus oskab teha sanktsioonidest mikrokiipe. Praegu on vastu võetud pakettide viisi sanktsioone ning keelatud kauba hulk aina kasvab ning verivärskelt lääne firmade toodetud kiibid lendavad Vene rakettides Ukraina suunas. Ainukene võimalus ongi, et Venemaa on leidnud viisi, kuidas sanktsioonidest endist teha mikrokiipe ja kui kehtestada veel 20 sanktsioonipaketti, siis kasvab kiipide toodang kindlasti veel. Kuidas olukorda parandada, seni selge ei ole. Üks võimalus on, et kuna lääne toodangu osakaal Vene rakettides on väga suur, siis võiksid lääneriigid keelata oma rakettide Ukraina suunas kasutamise või mitte anda luba pikamaa rünnakuteks, nagu seni on see kehtinud Ukraina puhul. Kuna mõlema vaenupoole raketid on tegelikult lääne päritolu, siis võiksid Venemaa ja Ukraina osaleda ka ühishankes, on esmane läänepoolne pakkumine. Ja Eestisse. Valitsus annab teada, et lastetoetuste vähenemise kõrval on siiski ka positiivset. Pakutakse inimestele nimelt lastetustoetust. Kui inimene loobub laste saamisest, siis on sellisel sammul riigi jaoks kokkuhoiukoht ja sellist käitumist peaks premeerima. Lastetustoetus oleks pool senisest lastetoetusest ja riik hoiaks kokku märkimisväärselt. Lisaks veel teised lastega seotud kulud haridusele, huviharidusele, toidule, riietele, lastehoiule. Kas minna lastetoetuse vähendamiselt ja lastetustoetuse maksmiselt veel samm edasi ja kehtestada kaugemas tulevikus ka lastetrahv? On arutelude küsimus. Trahv esimese lapse pealt oleks väike, sest tegijal ikka juhtub, aga teise ja kolmanda ja neljanda lapse pealt oleks lapse trahv juba suurem, sest õigustusi jääb järjest vähemaks ja iga järgnev laps näitab juba sihikindlat riigile kahjulikku tegevust, märgib valitsus. Ja majandusest. Eesti Kütusetanklate Liit annab teada, et lähipäevil jõuab nafta maailmaturu hinnalangus ka Eesti tanklatesse, kui just juhtu, et hind vahepeal tõusma hakkab. See aga võib vabalt juhtuda ja siis peaks hindu jälle tõstma hakkama, seda aga kütusemüüjad teha ei taha, sest igasugune hinnatõus on klientidele ebameeldiv. Seega jäetakse hinnalangus ära, et oleks stabiilsus ja stabiilsus ongi see, mis on igale kliendile meelevärane. Tarbijad saavad olla kindlad, et kütusemüüjad mõtlevad eeskätt neile ja ei ajas suurt kasu taga, teatavad tanklaketid. Eetris olid uudised.